Hello, täna on neljapäev ja ma hakkan järjekordselt enda kodinaid Tallinna poole liigutama. Aga ennem ma annan täna 3 trenni ära, siis ma lähen Kulmudesse sõbranna juurde. Ja siis ma lähen Tallinnasse ja selleks nädalaks mul on kokku lepitud mitmete korterite vaatamine, sest et eelmine nädal ma ei saanud seda ühte, mida ma väga tahtsin. Ja et jah, see nädal ma lähen vaatama. Ja ma olen siin enda asjakesed koos juba. Seekord ma ei lähe ainult nädala lõpuks, vaid ma lähen 1,5 nädalaks. Eks ma tulen alles täna mingi 20 midagi september ja ma tulen vist 5.–6. oktoobril tagasi alles, nii et pikalt Angela juures või kui ma saan juba enda korteri võtmed kätte, lähen sinna. Vaadake seda just, mida ma pean Angela juurde kaasa võtma, sest tal lihtsalt ei ole süüa peale liha mitte midagi. Hello again, ma olen Tallinnas. Tõin just Pirita Selverist 2 pakki ära. Üks on mulle, üks on Angelale. Ma juba tean, mis minu omas on. Üks jaagapakk. Ma hakkan Angelastuma. Teist ma ei tea, mis Angela tellis. Palun lihtsalt vaadake seda, kui palju asju mul on. Sain, oh my god, mul on lihtsalt oh my god. Ma ei tea, kuidas ma need ära mahutan. Täna lähen siis otsesed trenne andma. Vaadake, ma käisin ühte korterit vaatamas ja ma panin enda auto täiesti suvakalt kuskile hoone ette. Ma pole õrna juuri. No, trahvi pole saanud. Põhimõtteliselt see korter asub Kristiines. See on mega nunnu. Ta on siuke pisem, aga nagu idekas. Hea koht. Ilus korter. Siuke hubane, mõnus. Ja see maakler oli nii nunnu. Reaalselt oli nii armas. Mingi täiega suhtles minuga värki-särki, et oli nagu mega siuke jutukas värki. Ja järgmine nädal ma lähen vaatama Piritale ühte ka tema nagu korterit, mida ta siis üürib nii-öelda. Või noh, mille maakler ta on, mida iganes. Ja Pirital korter oleks nagu tegelikult parem. Angela elab täpselt samas majas, üleval lihtsalt. Ja seal on spa, seal on jõusaal, seal on poseerimisruum. Seal on nagu kõik olemas. Ta ütles, et kuna Angela ja Andrea elavad seal, siis mul on nagu, et Andrea nagu ka helistas talle ja küsis selle kohta. Ja siis ta ütles, et nagu mul on eelis, et ma olen nagu esimesel kohal. Et on veel tahtjaid, ma ei tea, kas tegelikult ka on. Nad lihtsalt ütlevad, on ju. Et jah. Reaalselt, mul on täna nagu parim päev olnud. Ma ei tea isegi miks. Nagu mul ei ole isegi midagi siukest suurt juhtunud. Aga hommikul ma andsin 2 trenni. Ma olin HC-s. Ma sain aru, et mulle nii meeldib seal. Nagu see HC vibe ja kõik nagu need inimesed. Nagu kõik meeldis seal reaalselt. Ma andsin 2 trenni. Tüdrukud olid nii tublid reaalselt. Mul oli väga hea meel. Võistlejad võistlejad, ütleme nii. Mis ma siis tegin? Korterit läksin ühte vaatama. See maakler oli nii tore, nagu ma rääkisin. Ma sõitsin sinna Kristiinesse ja siis ma sõitsin nagu mingi siukse puude allee vahelt nagu, ma ei tea, Tallinnased võib-olla teavad. See oli nagu siuke nunnu siuke allee puudest. Ja ma mõtlesin, ma hakkan nutma, sest et see oli nii nunnu. Reaalselt ma ei tea, mis mul viga on. Aga see oli reaalselt nii armas, et ma mõtlesin, ma hakkan nutma. Ma olin nagu, oh my god, nii ilus. Rast ma ei saa aru, mis mul viga on täna, kus mul hakkavad päevad tulema või mida nagu. Aga jah, ma seal juba hakkasin nutma. Põhimõtteliselt, siis ma läksin sinna korterisse, see oli nii nunnu ja ilus ja värki, siis maakler oli nii tore. Ja siis nüüd ma sain nii ilusti üksinda Tallinnas, nagu ma sõitsin, ma arvan, nagu terve Tallinnale tiiru peale. Ja nagu ma ei olnud kordagi vales reas ega midagi. Ma olin lihtsalt, oh my god, ma olen nii tubli. Vaadake, mis minuni täna jõudis. Oh my bottle Eesti saatis mulle nende tumbleri. Ja siin peal on väike nunnu lill kork, saan peale panna. Siit maitseb pärast kõik nii palju paremini. Ma panin värska vees ja siis see maitseb paremini kui tavalisest pudelist juua. Vaadake seda roosat päevast.
järgmine nädalavahetus, mille ma veedan Tervenistis Portas. Vaadake, ma võtsin oma pudeli kaasa. Teate, trennide andmine ja ise trenni tegemine ei ole ka nii raske, kui lihtsalt seal läbi teha kõiki harjutusi 8 tundi järjest jõusaalis. Mu aju on täiesti nagu puder ja kapsad. Ma ei tea, mis mu silmadega toimub, mingi vesistavad. Aga mu pea lihtsalt, oh my god, info üleküllus lihtsalt. Teate, kus me jälle lähme või? Angela! Kus me lähme? Kohvi jooma akadeemiasse. Kui sina ei ole veel akadeemia kohvis kanalahvlik proovin, siis joon. Ja teate mida või? Ma teen elus esimest korda siin ise trenni. No kuna ma prepil, esimene prep, käisin siin nagu Angelaga trenni tegemas, aga no see oligi see, et nagu temaga koos, vaata, tema andis trenni mulle ja ma olen ise siin trenni andnud. Aga ma ei ole ise kunagi nagu üksinda enda trenni teinud. Esimene kord. Tere, kes sul külla tuli? Teate, ma olen nüüd siin Angela juures olnud, ma ei tea isegi, pole veel nädalat. Aga ma tunnen ennast nii kodus. Nagu täna ma olen täiesti üksinda, sest et Angela läks Jõgevale mingeid baseerimistunde andma. Ja Andrea on kuskil välismaal ära. Ja siis ma olin täna terve päeva üksinda. Ma käis pidu, värki, särki, neli. Mul käis lihtsalt Arina külas. Igatahes mulle usaldati kõik võtmed. 3 erinevat võtit on vaja. Värava jaoks, trepikoja jaoks ja korteri jaoks. Ehk siis nagu, ma ei tea, mul on siin võitmed, teen värava lahti, lähen keeran ukse kinni, ukse lahti. Tulen ennast täitsa koduselt. Ja homme ma lähengi siia samasse 5. korrusel vaatama korterit. Ma juba mentali elan seal nagu. Ma raudselt juba näitasin, aga treeneri särk. Kus lähme? 5. mu korterit vaatama. Okei, käisime korterit vaatamas ära ja põhimõtteliselt järgmine nädal saan sisse kolida. Siia samasse Angela alla 5. korrusele. Excited much. Aga nüüd ma lähen trenni andma ATS-sse. Tegin süüa. Vinkud. Tõstsid vaasi keselt lauda, nüüd on äge või? Jaa. Panid võtpälille tulema? Ei. Kellega me siin oleme? Mererestos, sushi ja mullivesi. Woke up like this. Ja ma magan meeliga. Kell on 9:30. Või no veel mitte, 9. Siis ma annan täna 3 trenni. Teen enda trenni. Ja seal vahepeal mul on reast nagu mingi 3,5 tundi aega, nii et ma lähen Sigupillisse. Ma ei tea, kui kuskil istuma, sööma. Teate mida või? Ma andsin just täna terve päev trenne. Või noh, jah. Käisin vahepeal söömas. Kanašašlõkki, päris hääli. Igatahes andsin trenne. Ja viimase trenni ajal siis mul oli nii hea tuju, kõik tegid nii hästi, kõik olid nii tublid. Ja siis viimane klient ütles ka mulle, et sa oled nii hea treener. Ma aitäh, nii armas on ja tuju oli kohe laes. Ja siis ma lähen auto juurde. Te võite juba 3 korda arvata, mis mu tuju alla tõstis, alla viskas, alla langetas. Kollane lipik. Ma ei teadnud, et nagu ma ei ole seal varem trahvi saanud. Seega nagu see tuli üllatusena mulle. Mitte väga, sest seal on 3 tundi tasuta parkimist ja ma olin seal 9 kuni 5. Nii et jah. Nii, mul on järjekordne nädalavahetus, mille ma veedan Portas.
ja jah, ega mul polegi muud öelda. Pikad päevad on tulemas ja mul juba siin talv nii külm on õues. 3 kraadi. 3 kraadi. Ma jälle kolin välja enda asjadega. Ja siis kolmapäeval kolin sisse tagasi. Aga mitte siia. Ma olen tagasi nüüd Pärnus ja ma arvan, et siinkohal ma lõpetan selle vlogi. Aga olge valmis, uus vlog on tulemas. Ma pakin asju. Ma kolin üle homme ära. Nii et stay tuned!